Võib ka nii juhtuda, et innovatsioon seisneb selles, et kasutusele võetakse midagi, mis on juba ammu olemas olnud, aga hoopis värskel moel. See pole harilik kaev. Ja vesigi pole tavaline. Oleme Värskas Eesti mineraalveeallikatel. Praegu võib siin jääkülmas vees niimoodi tervisvanni võtta. Aga õige pea on isetegevusel lõpp. Värska veest sai eestlaste jaoks mineraalvee sünonüüm. See kõige parem ja ehedam. Erinevatest puuraukudest pärit vesi on veidi erineva soolsusega ja seda on seni kasutatud nii vanni võtmiseks kui joomiseks. Me oleme jõudnud Setomaale väike Rõsna külla ja just siin on üks Värska mineraalveeallikas. Puuritud aastal 1986, sügavus on 600 meetrit ja vaatame nüüd, kuidas see vesi täpselt siia ninaspreisse siis jõuab. Puurkaevust number 6 pärit vesi niisama juua ei kõlba, sest on lihtsalt liiga soolane. Küll aga on seesama omadus sobiv ninaspreile. Värska kuurortravikeskuse ruumides on püsti pandud väike tootmisliin, kus otse maapõuest pärit vesi filtreeritakse kinnises süsteemis ja täpselt sellisena lähebki käiku. Aga proovime siis ära, kuidas see maitseb. See on ikka päris soolane. On. Päris soolane, ta võtab korra ikka silme eest natuke kirjuks. Jah, mina võib-olla olen juba harjunud. Tootmisliini suutlikkus on 500 pudelikest päevas. Kas see on ka oluline, mis värvi need pudelid on? No hea oleks jah, kui nad ikkagi tumedad on, et tegu on ju ikkagi rauarikka tootega ja siis selline mõnda võib ära ehmatada, kui see toode on võib-olla natukene, ei ole läbipaiste või et soolavesi, et on võib-olla teinekord natukene kollakam. Edasi läheb korkimise alla. Aha. Järgmine etapp on siis etikettimine. Kaja, kuidas on tagasiside seni olnud? Tagasiside on olnud positiivne just nendel, kes hindavad eestimaist ja hindavad looduslikku, sest tegelikult on see ju täiesti puhas mineraalvesi, mis tuleb maapõuest. Selleks, et idee jõuaks päriselt tooteni ning et seda ka apteekidele pakkuda kui tõenduspõhist vahendit, tuli esmalt teha põhjalikud uuringud. Kas mineraalvesi, mida me kasutasime vanniprotseduuride tegemiseks ja inhalatsiooniprotseduuride tegemiseks, on sobilik ka siis kasutamiseks nina- ja kurguspreina. Tartu Ülikooli geoloogia vanemteadur Enn Karro analüüsis ja hindas aasta jooksul, kas mineraalvesi sobib ninasprei tootmiseks. Enamus looduslikest ninaspreidest põhinevad hoopis ookeaniveel ja sisaldavad peamiselt naatriumit ja kloriidi. Põhjaveega on lood keerulisemad. Põhjavee keemiline koostis varieerub väga laiades piirides, sõltudes siis nii lasumissügavusest kui ka sellest, milliste kivimete või mineraalidega see vesi kokku puutub. Ja kui nüüd maapinnalähedane põhjavesi, mis saab mõjutust magedast sademete veest, on ka siis oma olemuselt mage ja domineerivad seal magedast põhjavees siis kaltsium ja vesinikarbonaatioonid, siis minnes sügavuse suunas hakkab see vee keemiline koostis muutuma. Ja kui nüüd hästi lihtsustatult öelda, siis väga suurtes sügavustes see põhjavesi, suure soolusega põhjavesi hakkab sarnanema oma koostisete sooluselt mereveega. Lisaks me analüüsisime ka siis Värska mineraalvee mikrobioloogilist koostist, mis tõestas meile seda, et bakterioloogiliselt on tegemist puhta veega, ei vajada enam täiendavat puhastamist. Ja nüüd võrreldes ookeani või merevetega, mis oma olemuselt on ju pinnaveed ja tõenäoliselt tootjad, kasutades siis ookeani ja merevett, peavad seda puhastama eelnevalt, desinfitseerima, siis Värska mineraalveel on juba see eelis olemas, et ta vaja siis enam täiendavat puhastamist. Nii et tulebki siis välja, et loodus on justkui inimese eest kõik selle töö juba ära teinud. Põhimõtteliselt meil on olemas oma looduslik ressurss, mida me saame kasutada looduslike toodete tootmiseks.
kunagi varem ei ole mineraalvee baasil siis ninaspreid tehtud? No nii palju, kui meie teostasime kirjandusanalüüsi, vaatasime läbi neid teaduslikke andmebaase, teadusajakirjandust, me ei leidnud ühtegi konkreetset viidet selleni, et asi oleks jõudnud tootmiseni. Nii et selles mõttes on see unikaalne ja ma usun ka maailma kontekstis unikaalne toode. Kas kõik need pudelid sisaldavad täpselt sama kanget soolavett? Ütleme niimoodi, et päevapartii küll, selles mõttes, et ta tuleb ühest mahustist, ma lasen sinna selle sisse enne villimist, aga nüüd järgne päev võib olla mingi väikene nõks erinev või siis kui on päev vahet olnud, sest et see on ikkagi, mis maapõuest tuleb, aga me laseme seda ikkagi aeg-ajalt kontrollida, et me oleks ise kindlad, et ta jääb sinna 17, 21 kuhugi sinna kanti grammi liitri. Ja see efektiivsus ei kaota, see mõju jääb, eks ole, samaks isegi siis, kui ta natukene vähem kange. Ja, et ta on ikkagi üsna soolane. Ninasprei sai nimeks tilk, mis tähendab seto keeles tilka või piisakest. Unikaalne on ka setokeelne kasutusjuhend. Silka tohi tarvitada, kui oldas väga tundlik tema koostisosade suhtes. No vaatame, kui tundlik mina selle silga suhtes siis olen. Kas ma tohin kasutada? Võtab ikka tegelikult lõõrid lahti küll ja päris hea soola maitse on ka kurgust tunda. Mina siis vaatlesin antud juhul seda väga lihtsat nii-öelda ravimit inimese tervise kontekstis ja püüdsin siis luua võimalusi, kuidas selle looduse poolt loodud veega saaks positiivselt mõjutada inimese tervist. Võrreldes mereveega on 6. puurkaevu veel oluliselt kõrgem mangaanisisaldus. Sellest on abi ka tõsisema nohu korral või veelgi parem viirushaiguste ennetamisel. Kui me puutume kokku, meil on lähikontakt koroonapositiivsega või mis tahes viirusekandjaga, siis tegelikult need viirused jõuavad meie hingamisteedesse, algusesse, see tähendab siis ninna ja ka kurgulimas kestale. Ja nüüd tegelikult just sellise soolsusega veed kannavadki siis sellist rolli, et nad aitavad puhastada, loputada, enne kui see viirus jõuab siis sügavamale tungida ja hakata võimust võtma. Eesti-meine toodang on sama hea kui välismaised? Jaa, see asub Värskas meist kõigest 600 meetri sügavusel, nii et eelistame eestimaist, tuume oma ja hää. Me tegelikult oleme siis seda olemasoleva ressursi kasutamise jaoks leidnud tõesti sellise nutikama lahenduse, et mitte sadade liitrite kaupa seda vett lihtsalt kraanist alla lasta, vaid seda kuidagi targalt teistpidi kasutusele võtta või teist laadil. Te ise ka silka kasutate? Jah, kui ma ei oleks seda kasutanud, siis ma täna siin ei julgeks seda intervjuud anda, aga üleeile oli tunne, et tuleb dublanti kasutada, täna ninaalune on kuiv.